Mis on klaaskiud ja kuidas seda tehakse? Tere insenerite austajad! Kas olete kunagi mõelnud, kuidas näilised haprad materjalid nagu klaas võivad muutuda ülitugevateks struktuurideks, mis suudavad tugevdada autosid, laevu ja isegi tuuleturbiine? Selle paradoksi taga on klaaskiud, üks kaasaegse tööstuse mitmekülgsemaid materjale. Aga mis täpselt määratab seda komposiiti ja millised keemilised ning füüsikalised protsessid võimaldavad selle valmistamist? Aga enne seda, mis on klaaskiud? Klaaskiud, tehniliselt nimetatud klaaskiuga tugevdatud polümeer, keks ehk klaaskiuga tugevdatud polümeeriks on komposiitmaterjal. See koosneb kahest põhiosast, klaaskiududest, mis on tugevduseks, ja polümeerist vaigust, mis on maatriks. Kiudude läbimõõt on 5–25 mikromeetrit, mis on peenemad kui juuksekarv ning need annavad materjalile mehaanilise tugevuse ja jäikuse. Vaik, mis on tavaliselt polüester, epoksü või vinüülester vaik, toimib liimina, jaotades koormusi ja kaitstes kiude. Aga kuidas klaaskiud alguse sai? Mõte materjale kiududega tugevdada ei ole uus. 18. sajandil katsetasid prantslased klaaskiududega kangastes, kuid tööstustehnoloogia hakkas arenema alles 1930. aastatel, kui Owens Corning Fiberglass Corporation andis sellele hoo sisse. Ettevõte töötas välja elujõulise meetodi pidevate kiudude tööstuslikuks tootmiseks, algselt soojusisolatsiooni eesmärgil. Oluline läbimurre tuli arusaamast, et kiudude suund vaigu sees võib mehaanilisi omadusi mõjutada, see põhimõte on tänapäevalgi keskne. Aga kuidas klaaskiudu toodetakse? Protsess hõlmab kahte peamist etappi, kiudude valmistamist ja komposiidi vormimist. Klaaskiudude valmistamisel on põhitooraineks ränidioksiid, mida saadakse kvartskivimist. Sulamistemperatuuri vähendamiseks ja omaduste reguleerimiseks lisatakse mineraale nagu lubjakivi, mis laguneb kaltsiumoksiidiks, alumiiniumoksiidi keemilise vastupidavuse suurendamiseks ning booroksiidi, mis vähendab sulaklaasi viskoossust. Segu valmistatakse ahjudes umbes 1400 kraadi juures, mille tulemusel moodustub vedelklaas. Seejärel läbib see materjal pushingse ehk plaatinast plaate, milles on mikroavad. Mehaanilise tõmbe abil voolab klaas läbi avade, moodustades pidevaid kiude, mis jahutatakse kiiresti veega. Oluline fakt on see, et venitamise kiirus võib ulatuda kuni 3000 meetrini minutis. Ja järsk jahutamine väldib kristalliseerumist, säilitades klaasi amorfse struktuuri. Enne kerimist kaetakse kiud silanipõhise kate või suurusega. See töötlus soodustab hilisemat nakkuvust vaiguga ja kaitseb kulumise eest. Komposiidi vormimisel kombineeritakse kiud, mis on kas rovingu, kanga või mati kujul vaiguga. Levinud meetod on käsitsi ladumine ja see toimib järgmiselt. Vorm kaetakse eraldusainega ning sellele kantakse kiht, mida nimetatakse keelkatteks ehk viimistluseks mõeldud pigmenteeritud vaiguks. Seejärel asetatakse kiud käsitsi ning immutatakse vaiguga, mis katalüseeritakse metüületüülketoonperoksiidiga, mis käivitab kõvenemise. Kõvenemine toimub soojusega aktiveeritud polümerisatsiooni teel, mille käigus moodustuvad jäigad kolmemõõtmelised võrgustikud. Eksotermiline reaktsioon vabastab soojust vahemikus 100–150 kraadi Celsiuse järgi. Ja selle kineetika järgib Arrheniuse mudelit vastavalt ekraanil olevale valemile, kus K on reaktsiooni konstant, AE- on preeksponentsiaalne tegur, EA- on aktiveerimisenergia, R on gaaside konstant ja T on temperatuur kelvinites. Automatiseeritud protsessid nagu putrusioonprofiilide jaoks ja filament winding silindriliste paakide jaoks kasutavad kontrollitud pinget kiudude joondamiseks ja suunatud tugevuse maksimeerimiseks. Nüüd, miks on klaaskiud nii vastupidav? Vastus peitub komponentide sünergias. Kiud, millel on stabiilsed SiO-Si sidemed ehk siloksaani sillad, taluvad tõmbejõude. Nende vastupidavus suureneb, mida väiksem on kiu läbimõõt,
kuna pindmiste defektide hulk väheneb. Ja vaik kannab pinget kiudude vahel üle ja talub survet. Kiudude ja vaigu vaheline liides, mida tugevdab silaan, takistab delaminatsiooni või irdumist. Mikroskoopiliselt, kui rakendatakse koormust, levivad praod vaigu kihis, kuid kiud juhivad need kõrvale. Seda mehhanismi nimetatakse pragude sillaks, mis hajutab energiat. Ja kus kasutatakse klaaskiude? Nende kasutusvaldkonnad on väga erinevad. Meid kasutatakse busside keredes, kütusepaakides, paadipropellerites. See on sellepärast, et materjali kergus vähendab energiatarbimist. Neid saab kasutada ka tuuleturbiinide labades, korrosioonikindlates torudes, vee ja kemikaalide jaoks ning isegi surfilaudades ja õngeritvades. Mõõdetavad andmed selgitavad selle eelistamist, sest selle tihedus on umbes 2 grammi kuupsentimeetri kohta, kuid sellel on eritugevus, mis tähendab tugevust tiheduse kohta. See on 10 korda suurem kui süsinikterasel ja lisaks on sellel ka sisemine elektriisolatsioon. Ja kuidas klaaskiud võrreldes teiste materjalidega on? Klaaskiud täidab ainulaadset niši konstruktsioonimaterjalide seas, tasakaalustades omadusi, mida metallid ja teised komposiidid ei suuda kaudselt jäljendada. Võrreldes süsinikterasest pakub see terase tihedusest vaid veerandi. Lisaks absoluutsele korrosioonikindlusele, mis kõrvaldab vajaduse värvimise või galvaniseerimise järele, mida nõutakse mere või keemilises keskkonnas. Siiski on selle elastsusmoodul 5 korda väiksem kui terasel, mis piirab kasutusvõimalusi seal, kus äärmine jäikus on kriitiline, näiteks väga pika avaga talades. Alumiiniumiga võrreldes säilitab see korrosioonikindluse eelise ja on mahuühiku kohta 30% odavam, kuid jääb alla soojus- ja elektrijuhtivuses, mistõttu ei sobi see soojusvahetite või elektriliste komponentide jaoks. Süsinikkiud ületab omakorda klaaskiudu eritugevuse poolest, kuid see võidab hinna poolest, sest süsinikkiud maksab tänapäeval umbes $15–150 kilo kohta, samas kui klaaskiud maksab $1–5 kilo kohta. Eriti just sellistes rakendustes nagu tuuleenergeetika domineerib klaaskiud tänu oma hinna ja tugevuse tasakaalule, kus see talub tsüklilisi koormusi, mis on võrdväärsed 80%-ga süsinikkiu vastupidavusest. Ainult, et see maksab vaid 20% hinnast. Keemiatankides ületab selle inertsus hapete suhtes isegi metallisulameid, näiteks roostevaba terast. Mina näiteks töötan välja projekti keemiatehasele, mis toodab niklit ja koobaltit. Ja mitmes protsessi osas kasutatakse protsessis väävelhapet. Ja kuna keemiliste lahuste koostis on äärmiselt happeline, siis suurem osa torustikest, mahutitest ja isegi kogumisvannide vooderdistest tehakse klaaskiust, kuna see on odav ja korrosioonikindel. Püsivaks puuduseks on aga taaskasutus, sest erinevad kiudmetallidest nõuab vaigu eraldamine keerukaid termilisi protsesse ning tagasi saadakse vaid 50–70% klaaskiust. See sünteesib sajandite pikkust materjaliteaduse teadmisi, alates kontrollitud ränidioksiidi sulatamisest kuni liideste inseneriani. Selle saladus ei seisne ainult tooraines, vaid ka mikroskoopilises inseneerias, mis muudab hapruse tugevuseks. Kuna liigume edasi jätkusuutlike vaigude ja tõhusa taaskasutuse suunas, areneb see materjal jätkuvalt. Nüüd mitte ainult tööriistana, tööstusliku tööriistana, vaid ka ringmajanduse osana. Kui oled siiani vaadanud ja video meeldis, siis kindlasti telli kanal, kui sa pole veel tellinud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Kas sa olid kunagi mõelnud, kui palju keemiat ja füüsikat on peidus selles kaatris või selles tuuleturbiini labas? Milliseid teisi klaaskiust materjale sa tead? Kirjuta kommentaaridesse, ma tahan teada. Siinsamas kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et oma teadmisi laiendada ja uudishimu rahuldada. Ja kui sa tahad meid toetada, siis pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. See ongi Veiki inseneri huvilised. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.